üks küsimus teile, kes on käinud kuulmas kontserte? Kõik, jah? Ja see on tavaline asi tänapäeval, et kõik noored on käinud ka kontserditel. Minu huvi kontsertide vastu algas siis, kui ma lõpetasin 8. klassi ja läksin 9. Ma olen Võrust pärit ja Võrru tuli üks esineja nimega Chris de Burgh, selline lembelaulik. Ja ta esines Tammula promenaadil ja mul polnud piletid. Ema mulle isa ei ostnud, siis ma läksin aia taga ja siis kuulasin kontserti seal. Ja salvestasin mikrofoni peale. Ja kujutasin ette, et kuidas see artist liigub seal, mida ta teeb, mida räägib. Ja siis kuulasin natukene seda kontserti. Ja kui ma tulin gümnaasiumisse, siis ma, 9. klass oli, läksin gümnaasiumisse, siis uhkeldasin, ma käisin suurel kontserdil, aga tegelikult ma ei käinud seal, et ma olin aia taga. Ja siis mul tekkis mõte, et kui ma kasvan suureks, siis kindlasti ma külastan kontserte, et see oli väga äge elamus minu jaoks. Ja siis ma hakkasin pildistama, töötasin Võrumaa teates ja seal tuli idee, aga äkki kirjutaks korraldajatele, et äkki saab pildistada mingisugust kontserti. Ja see oli aasta 2006 ja esimene mu kontsert oli kontsert Aerosmith, Ameerika rock-bänd ja nad esinesid Ali Coq Arenal siis ja oli 25 000 inimest koha peal. Et see oli vapustav elamus. Ja siis ma lubasin endale, et vot nüüd ma hakkan pildistama kontserte. Siis, kui ma pildistan kontserte, ma püüan teha ettevalmistusi. Et esiteks, aga ma kuulan, et keegi tuleb, suur nimi, artist, siis ma teen uurimustööd. Et lähen YouTube'i, vaatan, kuidas artist liigub, kus ta paikneb, vaatan valgust, et siis mul on peas need asjad, mida artist teeb. Samuti vaatan piltega, vaatan, kas artistil, kas Facebookis on rohkem mustvalget pilte või värvilis. See on ka väga oluline. Näiteks siin on tegu Enrique Iglesias ja pilt on värviline. Huvitav see, et ma varem ei teadnud, ma arvan, teie ka ei tea, et suuri artiste tohib pildistada ainult esimest 3 laulu. Olete kuulnud sellest? Näiteks sama Enrique Iglesias 3 laulu, aga siis mul oli mingi kummaline soov, et ma siis pildistasin salaja ja seal saalis, aga seda ei tohi ka pildistada. Näiteks sama Aerosmith, nad ütlesid, fotograafi hoiatati, et kui keegi pildistab bändi peale 3 laulu, siis bänd läheb laagrilt minema. Siis ma mõtlesin, et mina küll ei taha jääda ajalukku, et 25 000 vaatavad ja siis mind pärast kontsert lõpetatakse. Et väga kahjud reeglid. Ja vaatame natukene pilt. Kui vaadata siit, see on väga lihtne pilt, see tehtud sel aastal. Kui suures ma tahtsin veel öelda, et sel aastal ma lugesin kokku, ma käisin 40. eventil, ehk siis 40 kontserti ja siis kontserdil oli ka veel 2-3 artisti soojendajad. Ütleme 55 kontserti umbes ma külastasin sel aastal, aga 40 korda käisin ja pildistamas. Siin on selline vaadad, väga tore pildigi, et mehed kitarridega poseerivad, aga ma olen võib-olla ainuke pilt ja kontserdis, mille üle ma olen väga uhke, sest see lava oli nii kõrge
see oli selline, et kui ma seisin niimoodi ja ulatasin veel kaamera niimoodi kõrgele ja siis ma pildistasin, et ma nägin läbi ekraani, mis on toimub. Ja just kui ma tegin niimoodi neid pingutusi ja siis hoidsin lava teise käega ja kaamera niimoodi ja pildistasin ja siis vaatan, need tüübid tulevad ja poseerivad mulle. Ma ütlesin, mehed, suur tänu teile. Et see oli väga raske, aga need detailid on väga olulised. Jah, oot. Siin, kohe, jah, läks rõvedaks. Nii, kas te teate bändi nimega Slipknot? Jah, mõned noogutavad. Sel aastal käis selle Slipknoti asutaja poeg, see on tema poeg. Ja väga harva, kui sa pildistada niimoodi, et nad ongi ja 3 laulu, kui mõni väiksem ruum, siis lubatakse pildistada ka terve kontserti. Siis kontsert lõppes ja selle Slipknoti see poeg esines ja siis rääkis, et ta valutab kõvasti pea, et ta ei suuda olla. Ja läks õue ja siin seisab ja siis fännid kõik ümberringi vaatavad ja see tüdruk siin naerab ja siis kõik on šokis vau, et siuka staari ja seisab ja inimesed ei tea, mida teha. Ja siis mõni pakkus, kuule, kas saab pilti teha sinuga? Ja siis ta, ootan natukene 1 minut, siis ootas, teeme. Ma vaatasin, äkki ma pildistan teda ka. Ja siis see pilt, ma ütlesin, aga sa võib siin pildistada? Pildista siis. Et väga harukordne pilt, kui artisti saab mingi eriline foto. Ja just see ettevalmistus ja ma räägin ka natukene hiljem sellest, et ma tean, et teise laulu ajal see artist, ta on kitarrist, üks maailma parimaid kitarriste ja teise laulu ajal ta hakkab keerama nuppe ja siis ta vaatab fotograafide peale, et ma märkasin siukese detaili. Ja see on ainult kord, kui ta vaatab või poseerib fotograafidele. Ja siis mina juba siin seisin ja mõtlesin, kuule, siis vaatan minu peale, mul kaamera valmis. Aga teist fotograafid olid kusagil äärtes ja nad seda momenti üldse ei näinud. Ja siis tema mulle poseeris, et ainult mulle. Kontseritel on väga raske vahepeal, kui on palju fotograafe, siis kõik tahavad saada seda õiget momenti või hetke. Näiteks, ja kui siin oleks väga palju fotograafe, et oli väga kitsas siin, et ainult 1-2 inimest oleks mahtunud. Ja siis teist oleks siis, ma ei tea, torglenud ja et oleks väga raske pildistada. Et mida vähem fotograafe, seda parem. See on Scorpions bänd, vahepeal ongi väga ootamatud momendid. Et mul oli õige objektiiv siin, ma pildistas lihtsalt artisti ja siis ta hakkab mulle poseerima niimoodi. Et see on vedamine. Ja siis ma ka rõõmustan, aitäh, et tegid niimoodi. Ja seda ei olnud kavastav. Nii, vaatame veel. Näiteks Rammstein, see kontsert Rammstein oli Tallinnas parast tagasi. Ja on näha, et see pilt on tehtud kõrgemalt, rahvas on all ja siis mina pildistan kusagil ülevalt. Et väga haruldane see, et artistid ka teevad niimoodi, et nad ütlevad, et võib pildistada esimest 3 laulu, aga mõni artist ütleb, et võib pildistada viimased 3 laulu. Ja need olid 3 laulu ja see oli nendel lava B, et need vahepeal ise esinesid selle lava peal ja ma olin ka siis seal lava peal ja pildistasin. Ja nii kaugelt ja siis vaja teha ägeda pildi
ja see äge pilt on, noh, et umbes sihuke. Noh, kui ma ütleks teile, et ma pildistasin, noh, Rammsteini ja siis vaat, no okei, ja nii lähedalt, aga tegelikult see pilt on tehtud nii kaugelt. Et siis vahepeal on vaja väga suuri objektiive, torusid, et saab teha nendest fotosid. See pilt on tehtud lennukaga ja siis teleobjektiiv oli 500 millimeetrit, väga pikk toru. Kus üldse see tuli reegel 3 laulu ka? Ma uurisin kunagi ammu ja 80-ndatel üks artist nimega Bruce Springsteen seda mõtles välja. Et tollal Ameerikas oli väga palju fotograafi ja paparazzi, jah. Ja siis nemad üritas pildistada neid kontserte välguga ka veel. Ja kontserdil oli tal 50 fotograafi ja välgutasid terve kontserti. Ja ta oli nii häiritud ja väsinud ja siis tuli tagasi kontserdilt ja siis ütles kõik, ma enam ei suuda, et mis nad pildistavad ja ma ei saa. Siis keegi ütles, aga noh, anna, et nad pildistatakse 5 minutit näiteks. Ja siis vaadati, üks laul kestab umbes 5 minutit, noh, 3 laulu, okei. Ja siis see reegelgi läkski sealt 3 laulu ja ilma välguta. Siin oli seda koomiline, et see on Placebo, see bändi nimega ja Placebo, siis korraldaja ütles, et sa hoidas fotograafi, et ärge seiske lava ääres, sest artist võib jalaga virgutada. Et oli juhtumid. No, ja siis mõni fotograaf oli seal uus ja siis nad väga kartsid ja seisid väga seal kaugelt. Ma vaatasin, noh, mingi nali ja siis ma tegin päris lava ees pilte. Ja see ei ole normaalne, kui artist käidab niimoodi, aga siin oli nii. Vaata üks viimaseid see pilt, et kontsertil on väga tähtis ka see, et emotsioon, laulja emotsioon ja siis näiteks side publikuga. Et on väga vahva seda pilti vaadata, et need fänne, kuidas nad siin rõõmustavad ja panevad kätte. Artist naudib. See on väga äge. Palju mul rääkida on. Nii. 11 minutit on rääkida. 13 minutit on rääkida. Väga hea. 7 minutit. Ka väga harukordne moment. Artist oli lava peal, mängis. Ma pildistasin 3 laulu, kõik väga ilusti ja siis ta vaatab, et seal kuskil nurgas on suitsuruum. Ta võttis kitarri ja läks mängima suitsuruumi, võttis koni mingi seal teise nende inimese käest ja siis hakkas suitsutama ja mängima. Ja see pilt on tehtud telefoniga ja see pilt läks lehte. Et siis ka väga huvitav, pilt läks lehte mitte kaamerast, vaid telefonist, et piisas sellest. Aga väga tähega moment, et siin ongi tagant need ka fännisuse peal, need filmivad või pildistavad kaamera või telefonidega. Ja mees niimoodi poseerib. Väga äge pilt. Noh, see on Metallica, näiteks vahepeal saab teha isegi selliseid portreepilte. No see on tunne, nagu ta poseerib mulle. Ja väga naljakas. Siis ma ka viimasel ajal üritan teha niimoodi, et teen kõik, et artist vaataks minu peale, et oleks silmside. Et siin on ka tehtud näide, et see, kuidas artist nagu kohe vaatab kaamerasse ja karjub ja laulab. Ja see on üks äge pilt. Et kontserdifotograafia ongi selline nagu momentide otsimine,
et kui on isegi, ma ei tea, 10 fotograafi, siis iga fotograafil on oma pilt, et oma käekiri, et ei ole sarnaseid fotosid. Kui on väga dünaamiline pilt. See on Maria Carey, aga sellest ma ei räägi praegu, sest meil on aega vähe. Nii, vaatan. See on Maneskin. Jah, see on ka päris äge lugu. Et see mõni artist on nii populaarne, et nad kardavad, et need fotod lähevad ringlema, need müüakse, särkide peale pannakse või kalendritesse ja on väga ranged reeglid, et ma kirjutasin lepingu, et ma ei saa isegi panna seda pilti näitusele. Jah, just, et ainult ma saan kasutada ainult Postimehest seda pilti. Või terve seeriat. Siin on üks pilt ainult ja sellest. Et aga seeria oli väga dünaamiline. Et ma ei tea, mis nad kardavad, et just Ameerikas on nii palju hulle, kes teenivad raha artistidelt. Võib-olla selle pärast. See on Madonna, ka väga huvitav pilt, näidab keskmist sõrma. Et tema, ma vaatasin neid kontserte ka, ja siis 3. viimase laulu ajal ta näitabki neid. Ja siis kokku pildistas Madonna 4 fotograafi Baltikumis. Ja Madonna, siis ma ootasin seda ja momenti ma panin, oli tobikiivi, ootasin, aga teist fotograafid pildistasid, kes mida, kes publikud, kellel oli, ma ei tea, Vainur, kes on midagi veel. Ja siis ainult mul oli see pilt. Siis ma teadsin, et ta teeb seda ja siis ma ootasin seda hetke. Jällegi, et ta valmistus. Ja siin ka. Väga kunstiline pilt ka Lenny Kravitz, et see suits on see poos väga fotogeeniline. Nii, ma vaatan hästi. Jällegi, et see on nii selline mikromoment, et kui sa magad maha, valgust on väga vähe, peab olema kõrge ISO ja peab olema valmis ja sellisteks asjadeks, et kui see on Iron Maiden ja siis mees niimoodi hüppab, et ta on terav ka ja fookuses ja kõik on näha siin. Väga raske see teha, aga kui püüad, siis vaatad kohe kaamerast, yes, ma tegin seda. Selline asi. Ja näiteks, kui ma näitasin Rammsteini pilti näiteks, et see oli väga kaugelt, siis see vahepeal ma tegin väga lähedalt. Et ma olin, objektiiv oli nii lähedalt. Ja siis ma arvasin, ja see on metal band, ja siis ma arvasin, et see mees annab mulle niimoodi juba, et see oli väga ohtlik moment seal, ta nagu rökkis seal. Ja siis, kui ma nägin seda pilti, et üks lemmikumatest fotodest on see, et nii lähedalt ja väga vinge. Et ma naudin kontserte ja siis ootan järgmist aastat ka väga põnevusega. Aitäh teile kuulamast!